Tervitus, teen teile filmi jälle. Kõigepealt oleme jõudnud kuhugi kohta. Igale pool oli nii mugav sisse sõita, et otsisime hästi kitsa koha ja proovisime siia sisse saada. Lõpuks tegelikult saime ka. Ja kui kedagi huvitab, kus see asub, siis see on Rootsis selle koha peal umbes siin. Et sita ilmaga sisse ei tuleks, aga sellise ilusa ilmaga mahtusime siit läbi. Kirjade järgi oli 8 meetrit, no mõõtma ei läinud. Sadamas sees on hästi kitsas ja 2-3 laevale võib-olla on ruum. Ühesõnaga, läksime seda väikest saart vaatama. Pisike vana kaluriküla ja ööbima ei viitsinud jääda, kuna seal saare peal tegelikult eriti midagi ei ole. Küll ma leidsin siit saare pealt majakat otsima minnes oma exhaust-elba üles. Keegi oli selle võtnud ja sellest kaevu otsa teinud. Edasi läksime vanasse tuttavasse kohta Uto saarele ja siin on hästi kitsas varvaater ja aeg-ajalt tulevad sinna praamid selles varvaatris vastu. Aga enne kui praamid varvaatrile pööravad, siis nad lasevad kõvasti signaali, nii et sa tead, et samal ajal sinna sisse minna ei tohi. Ja kui keegi tahab teada, kuidas korralikult ankrukalal kohmerdada, siis ma teen siin näidisesinemist. Esimest korda vist ahtriankruga selle puhkuse käigus pidime minema. No, loomulikult ei kohe kuhugi kinni. Aga vahet pole, kuidagi me saime otsad külge ja see koht Uto meenutab meile natuke Mariehamni Lääne sadamat. Ta on küll väga palju väiksem, aga kõik asjad on siin sadamas olemas. Ta on selline vana ja väsinud, aga samast see ei ole selline betoon. See pori siin muide on vööriankrust tulnud. Ära me seda ei korista, sest pole mõtet, kogu aeg tuleb uus. Sadamast uuesti, selline vana väsinud puidust kaidega, aga ülimõnusa atmosfääriga. Selline koht, kuhu tahaks aeg-ajalt uuesti tulla. Meil on muidugi oma põhjus ka, miks me siia uuesti tulla tahame. Esiteks on siin paar head söögikohta. Teiseks on siin saun. Ja me valime tihti sadamat selle järgi, kas saab sauna minna või mitte. Et siin on saun hinna sees. Sadama hind oli laeva pikkust ei küsitud ja äkki oli 30 eurot töö. Elekter lisaks, aga meil elektrit vaja ei olnud. Aga tegelikult me tulime siia sellepärast, et siin on pagarikoda ja siin pagarikojas on müügil kookostoppenit. Ja midagi pole öelda, see koosneb suhkrust, võist ja kakaoelvestest. Ainult üks oli alles. Ja kusjuures järgmine päev oli ka ainult üks alles, kui me sinna läksime. Me ossime muidugi kõik ära. Ja teine põhjus, miks me siia tuleme, kui siin tihti loodussadamates oled, siis hakkab vahepeal hea ja parem otsa saama. Et meil on laevas üks punane kott, mida me kutsume patukotiks. Ja sinna sisse me ostame poest asju. No mis asju siis te võite ise arvata, et Merilin läks vaatama kohe, et kas kellani pood lahti on, et ilmselt läheb vähe pikemalt, et patukott ära täita. Ja patukotti me täidame siin riiulis. Et häbi on, aga midagi pole teha. Niimoodi on lihtsalt. Veel põhjuseid, miks siia saarele tulla, on see, et see on vana mingisugune kaevandussaar ja siin on paar ägedat vana tööstuslikku asja alles jäänud. Üks on veski, kuskil kaevandusega vist seotud ei olnud, aga veskit me vaatama tulime ja nägime siis lõpuks käiakivid ära, et Gotlandile viitsin teid vaatama minna, tundusid liiga kaugel. Ja lisaks on siin saare peal siuke ilusad vaated. Enne kui vaadeteni jõuame, siis korilusega saab tegeleda. Merilin leidis maasikaid. Mustikad hakkavad ka kahjuks osades kohtades valmis saama, tähendab seda, et puhkus hakkab läbi saama. Vaadete juurde tagasi tulles siis sellised ilusad vaated. Sadama all paistab ja tegelikult see on farvaater otse, mis sadama poole tuleb, on siin näha. Ja siis läksime discgolfi mängima, võtsime jalgrattad ja sõita oli sinna täpselt 15 sekundit. Ja discgolf läks nagu ikka, koperdasin oma koti otsa ja Merilin putis 2 korda mööda, 1 korra lähedalt ja 1 korra kaugelt ja siis läksime discgolfi rajalt minema ja tegeleme siin põhitegevusega. Merilin ütles kindlasti, ma vaatasin lilli ka,
Merin ütles kindlasti, et ma ei tohi filmida, kuidas ta vette hüppab. Ma siis filmisin, kuidas ta veest välja hüppab. Nägime kajakapoega, ma polnud enne näinud. Võib-olla ei ole ka kajakapoeg, äkki on mingi muu loom. Helen kindlasti oskab kommenteerida. Ja kajakad vaadatud, siis läksime kohaliku Tai restorani, mis oli jälle kinni. Siis selle kõrval oli teine restoran, kus ma võtsin väga suure burgeri, väga suurte friikartulitega. Ja kõik. Kahjuks see video ei õnnestu väga hästi, sest päike paistab nagu täitsa vale nurga alt.